Onu Ahsoo kaotab ka huumorimeele. Järgmise päeva hommikul oli panda kadunud. Karoliina otsis teda igast toast. Vaatas isegi lauavirna alla, mis suvila seina äärde oli laotud, aga ei leidnud teda kusagilt. Ema oli asjad kokku pakkinud, tõreles isaga, kes keeras juba tund aega ühte kruviseina. Aga ema kibeles ju minema. Karoliina kahetses kibedasti, et ta polnud koer, sest siis oleks ta panda jälgede ja lõhna järgi üles otsinud. Igaks juhuks jooksis ta metsa, kus nad eile olid koos käinud. Juba eemalt nägi ta, et panda lamab kurvalt kadakapõõsa all. Koon välja sirutatud käppadel. Mis sul on, panda? Ehmatas Karoliina ja kummardus tema kohale. Ma tahaksin olla koletise laps, ütles panda nukralt. Kes sa tahaksid olla? Küsis Karoliina. Ma tahaksin olla koletise laps, kordas panda veelgi kurvemalt, sest neile ütlesid sa armas ja väike, mida sa mulle pole kunagi öelnud. Oh, kui rumal sa oled, ütles Karoliina õnnelikult. Ma hoian sind niigi, mul ei ole ju vaja sulle öelda midagi niisugust. Tõuse nüüd ülesse. Aga mulle on vaja, et sa ütled nii. Hea küll, armas väike panda, sõnas Karoliina nii hellalt, kui ta oskas. Tõuse nüüd kähku, me peame linna tagasi minema. Panda tõusis, sirutas kangeks jäänud jalgu ja hüppas siis üles Karoliina najale ning lipsas teda keelega üle näo. Siis jooksid nad kiiresti suvila juurde, kus isa ja ema neid juba kärsitult ootasid. Linna jõudes tuli neile onu Ahsoo ja tädi Ainu ära seletatud nägudega koridoris vastu. Nad olid just äsja käinud sõber Konna lillepoes, visanud oma rahad tiiki ja nende soovid olid täitunud. Kummalisel kombel olid nende soovid ka ühte läinud ja nad olid kohe abiellunud. Isa surus onu Ahsoo kätt ja pilgutas talle kaastundlikult silma. Ema aga langes tädi Ainuga kokku ehk kallistas teda. Kas sina oled nüüd tädi Ahsoo? Küsis Karoliina tädi Ainult. Ainu ei vastanud, ainult naeratas õndsalt. Kas te hakkate nüüd koos linde ja loomi ja lapsi ja isegi masinaid välja mõtlema, kui pisut pingutate? Ei jätnud Karoliina pärimist järele, sest ta tahtis seda tõesti väga teada. Onu Ahsoo vuntsid kerkisid vihaselt. Paistis, et koos väljamõtlemisvõimega oli tal nüüd ka huumorimeel kadunud. Kuidas üldse mehele minnakse, küsis Karoliina emalt, sest ta nägi ära, et nii tädi Ainu kui ka onu Ahsoo polnud üldsegi, et neist ei olnud vastajat. Lihtsalt, vastas ema. Kas niimoodi, et kui naine tahab mehele minna, siis ta läheb mehe ukse taha, koputab ja ütleb, et võta mind naiseks? Rumaluke, sa oled ju küll muinasjuttudest kuulnud, kuidas printsessid printse leiavad. Seda küll, kuid printsessid on ju kõik haiged ja isegi surnud ja printsid ravivad nad terveks ja alles siis nad võtavad nad naiseks. Aga kuidas on tavaliste inimestega? Sellele ei osanud isegi ema vastata. Siis ma tean ise, kuidas tädi Ainu ja Ahsoo kokku said, ütles Karoliina. Tädi Aino vist minestas ära, kui ta toas elevanti nägi ja kukkus koridori ning onu Ahsoo püüdis ta lihtsalt kinni. Ema ja kõigi teiste naljakatest nägudest sai Karoliina aru, et tal oligi vist õigus. Aga Karoliinale tuli elevandiga koos sõber Konn meelde ja ta meel läks jälle kurvaks. Panda sai temast aru ja pistis talle lohutavalt nina pihku. Aga nüüd läheb lahti peoks, hüüdis onu Ahsoo ja kutsus isa ja ema oma tuppa. Õige varsti tuli isa sealt rõõmsa näoga välja ja ütles, et lastele kaetakse eraldi laud. Siis mõtles ta pisut, mis oli tema juures üpris erakordne asi, aga võttis suure paberilehe ja joonistas sellele 2 küüruga kaameli. Lastele avame hoopis kohviku, ütles isa ja kinnitas paberilehe seinale. Ja nimetame selle kohviku
kaameliks. Miks just kaameliks, hüüdis Karoliina. Mida kohvikus tehakse? Juuakse, vastas isa. Kes joovad kõige rohkem? Kaamelid. On ju nii, kallis Karoliina? Karoliina oli sellega täitsa päri. Ta istus oma mängulaua taha väikesele toolile ja pani panda sitsima teise tooli peale. Ema laotas lauale laudlina, tõi kohvitassid, morsiklaasid ja kummalegi suure tordilõigu. Vaevalt olid nad jõudnud sööma hakata, kui saabus kohale kodanik kloun. Ta ilmus välja üpris ebahariliku koha pealt, nimelt kušeti alt. Aga hoolimata sellisest kohast oli ta täiesti puhas ja korralik ning väga ilusti riides. Täna oli tal seljas must frakk, lõua all must kikilips ja käes hoidis ta hõbenupuga jalutuskeppi. Tere hommikust, kummardas ta konkreetselt, see olen jällegi mina, ärge imestage, et ma nõnda halvasti riides olen, kuid selles on süüdi loomulikult mõista klounipood. Käisin suppelpükse ostmas, aga sain hoopis fraki. Ja särava naeratuse saatel tõmbas ta endale kolmanda tooli lähemale ja istus Karoliina kõrvale. Hirmus lugu küll, mis? Pilgutas ta tüdrukule silma. Kas nad on väga õnnetud? Nad pole üldse õnnetud, hoopis vastupidi, vastas Karoliina, kes sai aru, et kodanik kloun mõtles nende all tädi Ainut ja onu Ahsood. Me kõik oleme õnnetud oma õnne juures, ütles kodanik kloun naerdes ja võttis fraki hõlma alt välja kolmanda kohvitassi ja veel suurema tordilõigu, kui Karoliina taldrikul oli. Ära nukrutse, väike vihmauss, ütles ta pandale, vaatas uurivalt tema tordilõiku ja pistis selle hoopis taskusse. Panda turtsatas põlglikult, aga Karoliina arvas, et sellelt peolt ei tohiks puududa ka sõber Konn. Loomulikult hüüdis kodanik kloun ja juba hüppaski sõber Konn mööda põrandat lauale lähemale. Tal oli kaelas särav medal ja ta paistis olevat üpris täis puhutud meeleolus. Kust sa selle uhke medali said, võttis Karoliina sõberkonna sülle ja paitas tema kollase täpilist selga. Mind autasustati teenete eest kaubanduse alal, selgitas Konn. Lillepoe läbimüük suurenes 100 korda ja kõige odavamad lilled muutusid kõige kallimaks ja valvuri palk tõusis 3-kordseks. Valvuri meenutaminegi tegi Karoliina meele kibedaks. Kas sa ei tahagi olla enam üks hiigelsuur elevant? Küsis Karoliina sõberkonnalt. Ei. Kahepaikne konn olla on palju parem, sest nüüd ma tean, et ka väike võib olla suur. Kahtlemata, kõhistas kodanik kloun naerda, kui õigel ajal osatakse nõusolevalt vaikida ja paraja koha peal pisaraid valada. Kuuldes tuttavat pilkavat häält jäi sõber Konn sügavalt mõttesse. Ta ninaots läks niiskeks ja selg üleni higiseks. Ei, hüüdis Karoliina ehmunult, ära hakka jällegi mõtlema, et sa oled elevant. Ma ei suudagi seda enam teha, nuuksus sõber Konn. Need imeilusad päevad on igavesti möödas. Ta võttis oma medali pihku, vaatas seda imeliku pilguga ja kastis selle kogemata kohvitassi. Ukse tagant kostis kraapimist ja keegi näugus 3 korda. Panda kargas haukudes püsti. See on ainult hulkuv kass, ütles Karoliina ja avas ukse. Tõepoolest, see oli üks väga hulkuv ja väga näljane kass, kes tuppa astus. Nii hulkuv ja näljane polnud ta veel kunagi olnud. Ka tema teine kõrv oli lõhki kistud, kasukas veelgi rohkem pulstunud ja ta sabaots oli saanud vahepealt tunduvalt lühemaks. Kurnjau, ütles ta ainult ja jäi neile läikivate silmadega otsa vaatama. Kust sa tuled, kallis kass, hüüdis Karoliina. See on pikk jutt, ohkas hulkuv kass.
aga kui te mulle süüa annate, siis ma võin teile rääkida. Karoliina valas talle alustassi piima ja hulkuv kass hakkas seda ahnelt lakkuma. Ega sa järsku Aafrikast ei tule, uratas panda pilkavalt. Seda hädakassi ei suutnud ta ikkagi seedida. Tulen küll, vastas hulkuv kass kurvalt ja pesi käpaga vurrud piimast puhtaks. Ja nägid sa oma suuri sugulasi, küsis Karoliina põnevusega. Nägin küll, ütles hulkuv kass, aga nad ei püüa üldsegi hiiri ega löö nurru ja nad ei harrasta mitte mingisugust seltskondlikku tegevust. Nad ainult möirgavad ja nad tahtsid mind ära süüa. Need mälestused tegid ta kurvaks ja suured pisarad kukkusid alustassile, mis oli piimast täiesti puhtaks lakutud. Te poleks mind kunagi näinud, kui lõvid oleksid osanud ronida. See oli üks ahvileivapuu, mis mu elu päästis. Kükitasin selle otsas terve öö ja terve päeva tagantjärele. Kui lõvid valvamisest väsisid, siis ronisin alla ja tulin koju. Ainult minu vaene sabaots jäi Aafrikasse ühe emalõvi hammaste vahele. See oli nii kurb lugu, et kodanik kloun hakkas mürinal naerma. Tahad, ma muudan ka sinu lõviks? Paluks mitte, ütles hulkuv kass. Nüüd ma põlgan lõvisid ja kui sa mind lõviks muudad, siis hakkan ma ka iseennast põlgama. See oleks hirmus, sest endast lugupidamine on ainus asi, mis mulle veel on alles jäänud. Sa oled väga tagasihoidlik, lausus kloun pilkavalt. Võib-olla, vastas hulkuv kass kurvalt, aga tema silmad hakkasid kurjalt särama. Kuuled, sa võiksid ju need lõvid muuta kassideks. Las siis näovad ja hulguvad savanne ja kõrbeid mööda ringi. Seda võib, sõnas kodanik kloun suurejooneliselt. Teen seda tingimata, kui ma Aafrikasse peaksin sattuma. Siis võttis ta frakiõlmalt välja tuttava pudeli ja raputas tüüpi hulkuva kassi sabarootsu peale. See hakkas kasvama ja oli varsti sama pikk ja peenike nagu ennegi. Aga nüüd, hüüatas kodanik kloun, kuna kõik me oleme nii kole kurvad, siis hakkame hirmsasti lõbutsema. Ja ta pildus tüüpi morsiklaasidesse ja kohvitassidesse ja põrandale ja kušetile. Ühe korraga sai tuba liiva ja lõbu ääreni täis. Korra pealt ilmusid kohale koletise lapsed, keda polnud üldsegi näha ja lakke hüppas päikesetükk ning hakkas seal särisema ja sätendama. Morss muutus klaasides limonaadiks, siis mineraalveeks, vahepeal isegi veiniks ja siis jälle limonaadiks tagasi. Nad jõid kõike läbi segi, naersid, mis jõudsid ja kodanik kloun hakkas käriseva häälega laulma. Tüüp, see on vaid paljas liiv, mis voolab läbi peo. Mängi ja muud, kui polegi liiv, mis voolab läbi peo. Sõprusest võib saada liiv, mis voolab läbi peo. Rõõmgi olla võib vaid liiv, mis voolab läbi peo. See oli isa, kes tõstis ühe magava tüdruku mängulaua tagant sülle ja viis voodisse. Liiv, ainult liiv, sosistas Karoliina kinni silmi, sest ta nägi unes, et kogu tuba on suur liivakast ja kogu maailm on liivakast ja tema on liiv selles kastis. Karoliina, aga mitte tema ise, vaid keegi teine Karoliina, valas tema plastmassist mänguvormidesse ja tegi temast linde ja loomi ja lapsi ja isegi masinaid, sest ta pingutas kõvasti. Isa pani Karoliinale teki peale, torkas panda ta kõrvale,
paitas pead, kustutas tule, ohkas ja läks onu Ahsoo tuppa tagasi, kus pidu alles käis.